Suur tänu. Paraku meie küsimuste-vastuste aeg hakkab ka otsa saama, aga ma siiski paluksin teil jääda siia lavale. Mul on väike üllatus. Peaasi, et laulma ei peaks. Laulma ei pea. Enne kui me liigume, I will say in Estonian few words. Enne kui me liigume programmiga edasi, ma pean kutsuma siia lavale selle üllatuse kuulutamiseks Ene-Hiioni fondi nõukogu liikmed Katrin Laas-Mikko, Greta Silberg ja Külli Volmer. Palun. Suur tänu korraldajatele, et me lasti seda üllatust siin teha. Kus me tuleme? Me tuleme Ene-Hiioni nimelisest fondist ja meie hulgast nüüdseks juba lahkunud Ene-Hiion oli Eestis tuntud ajakirjanik ja avatud ühiskonna mõtestaja. Selle tema nimelise fondi eesmärk on tunnustada igal aastal Eesti elu edendanud isikut või ühendust, kelle ühiskonna tasakaalustav, julge, edasiviiv tegevus on meid puudutanud ja aitab meil mõista, mis elus on väärtuslik. Anname seda stipendiumit välja juba 17. korda. Eelmisel aastal sai selle stipendiumi jutuvestja Piret Päär ja 2020 meditsiinijuht Arkadi Popov. Seda fondi hoiab vabaühendus kodanikukoolitus, mille asutajaks oli Ene-Hiion ja vaimseks juhiks. Ja kodanikukoolitus on üle 20 aasta koolitanud juba erinevaid inimesi mõistma avatud ühiskonna toimimist, olemust ja sidusust. Ja mitte ainult Eestis, vaid ka mujal riikides nagu Gruusia, Aserbaidžaan ja nii edasi. Fondi asutamise ettepaneku tegi ja on seda põhiliselt rahastanud meie sõprusühendus, rohkem kui 100 aastat vana soome-rootslaste vabaühendus Svenska Kvinnoforbundet. Ja osa sellest stipendiumi fondist on tulnud vabatahtlike annetuste kaudu. Tänu neile saamegi selle rõõmu valmistada järgmistele stipendiaatidele. Kuid miks me siin oleme? Meie tänavuse aasta kangelane istub siin saalis ja ta ei tea, et see on tema või vähemalt me loodame seda, sest me oleme püüdnud seda saladuses hoida. Teie tunnete teda, te olete teda täna näinud ja kuulnud. Stipendiaadi esitaja on kirjeldanud teda nii tabavalt, et ma tsiteerin teda. Usun, et ta väärib esiletõstmist kui eetiliste väärtuste kandja Eesti ühiskonnas ning tasakaalustatusele ja võrdõiguslikkusele suunatud tegevuse toetaja. Tema töökäik näitab tema kodanikutöö tugevat vundamenti. Ta on õpetajate ja koolijuhtide koolitajana tuntud. Ta on olnud visionär, eestvedaja, partner, kuulaja, märkaja, innustaja, hoolija ja tema esinemised konverentsidel on alati oodatud. Ta on oluline vedur keelekümbluse väljaarendamisel olnud Eesti koolides ja lasteaedades juba pikemat aega. Ja sellest aastast tunneme teda ka Ukraina sõjapõgenikest laste kooli ühe asutaja ja juhina. Daamid ja härrad. Palju õnne. Sõna veel öelda ka. Pildi peal. Kus me läheme? Tahad sa 2 sõna öelda? No, teeme pild. Oi, issand, oota, kuidas me veerame seda? Nii, seda vaasi ka. Nii. Palju õnne. Aitäh. Ja oia. Aitäh.
võtab nagu sõnatuks, tavaliselt ma sõnatu ei ole. Ja võtab nagu hinge värisema ka pisut, et eks tegelikult on ju tore, kui sind on nagu märgatud, et ja ega see aeg ei ole kellelegi kerge olnud ja ma olen nagu mõelnud ka tegelikult, et meil on viimasel ajal hästi moes Eestis jagada inimesi, et kes on eesliinitöötaja, kes ei ole eesliinitöötaja. Ja ma tegelikult olen õpetajaid pidanud kogu aeg, nii koroona ajal kui ka praegu, kindlasti eesliinitöötajateks. Ja tegelikult ma olen väga tänulik, et mul on olnud võimalus töötada selliste inimestega. Ma olen väga tänulik, et seda on märgatud, sest ma arvan, et eks see pool aastat on olnud suhteliselt raske ja sa nagu ma ütlesin, et hirmul ei ole kohta ja tegelikult sa ei mõtle ka selle peale, et kuidas sa ise hakkama saad, sest kui sa selle peale mõtlema hakkad, siis juhtub see, mis praegu on juhtunud. Ja et igatahes suur aitäh sellele inimesele, kes märkas, see, kes minust niimoodi kirjutas, et ei oleks selle lõppu tulnud nagu minu nime, ma ise ennast ära ei tunneks kunagi selliste kiidusõnade peale. Ma olen lugude rääkija, aga et siin kevadel otsustas venekeelne Postimees mind valida ka mingi nädala nägu või mis seal on. Ja siis ma võtsin sealt ühe lõigu, saatsin oma õdedele ja küsisin, et kas saate aru, kellest räägitakse. Ja siis ta on muidugi taimised, mina, aga ma ise ennast ära ei tunneks, oleks lugenud, nagu ingel taevas, eks ju. Et selles suhtes ja suur aitäh, suur aitäh, mul ei olegi muid sõnu, et aitäh kõigile, kellega on võimalus koos töötada, kes on aidanud, kes on toetanud, tagant lükanud ja sundinud tegelikult. Tegelikult ma olen oma loomult laisk inimene, aga teised sunnivad mind tööd tegema kogu aeg. Et suur aitäh teile!